Head Eesti Pensionäride Liidu veebi vaatajad. Täna on siis meil teemaks liikuvus ja liikumine. Ja meie külaliseks on siis Eesti Autoomanike Liidu juhatusliige Simmo Saar, kes avab meile liikumise, just autoga liikumisega seonduvat keerukat taustsüsteemi. Tere tulemast! Tervist! Aga kõigepealt räägiks ikkagi liikuvusest. Regionaalministeeriumi eesotsas ministriga peaks sel aastal avalikustama siis liikuvusreformi sisu ja ma tahaksin tsiteerida meie regionaalministrit, kes andis intervjuu Eesti Päevalehes 21. jaanuaril 2024, kus ta siis ütleb: buss viib külas täpselt õigel ajal rongipeatusse, millega saab linna või argitoimitusi tegema. Õhtul toob rong sind lähimasse jaama, kus juba ootab ees buss, mis viib sind koju tagasi. Meie pensionärid lubeme endale siiski pisukese skepsise selle asja juures, arvestades seda, et liikuvusreformi esimene samm oli tööealistele inimestele maakonnaliinidel bussisõidu tegemine tasuliseks. Ja teades, milline kaos tegelikult ühistranspordis meil Eestis valitseb erinevates regioonides, kahtlustame, et siin ei ole tegemist ainult, ütleme niimoodi, kaunite sõnadega ja ilusa jutuga, aga tegelikult mitte mingisugust lahendust meil ei ole. Aga võib-olla üldse oleks olnud õigem korrastada ühistransport enne, kui hakata Eesti autoomanikest kodanikke automaksuga represseerima. Ja selle kohta võib öelda, et rahvas seda heaks ei kiida. 70% inimestest Kantor Emori arvamusküsitluse järel ütleb, et nendele see automaks ei meeldi. No ma ei tea, keegi tuttav ütles mul niisuguse huvitava mõttetera, et valitsus peaks suhtuma rahvasse nagu mesinik oma mesilase sülemisse, aga mitte nii nagu laps torkides sipelgapesa. Et võib-olla niisugune suhtumine oleks nagu toredam. Aga viimasel ajal räägivad kõik ametnikud autostumisest. No öelge, mis kuriloom see siis nüüd õieti on? Jah, et teres ka minu poolt, et jah, võib-olla tõesti see autostumine on selline väga moodne sõnakõlk, seda kasutatakse, kui keegi tahab õigustada nii-öelda automaksu, siis alati on see, et me peame peatama selle autostumise. Et minu küsimus alati on, et aga mis see autostumine siis on, et kas näiteks kui minul on 3 seisvat autot, mis on mul nii-öelda taastatavad museaalid, kas tegemist on siis nüüd autostumisega. Või on autostumine see, kui näiteks kodanik, kes muidu võiks linnas teha kilomeetri või 1,5 kilomeetri pikkuse jalutuskäigu, võtab telefoniga, äpiga endal rendiauto, sõidab see 1,5 kilomeetrit maha ja jätab bussi peale minemata, jätab jalutamata, et mis see autostumine siis tegelikult on. Et kui me vaatame numbreid, siis üks selline statistiline näitaja, mida siis kasutavad meil mootorsõidukimaksu pooldajad, eelnõu koostajad, on siis see, et kui palju meil siis on Eestis neid autosid 1000 inimese kohta. Ja see on seal, ütleme, võrreldav Euroopa keskmisega, selles ei ole mitte midagi nagu väga hullu meil, aga mille nad jätavad targu rääkimata, on tegelikult see, et kui palju meil on neid ruutkilomeetri kohta. Et ma toon võrdluse, et kui Saksamaal on see number umbes 136-137 autot ruutkilomeetri kohta, siis Eestis on see alla 20. Ehk see näitab väga ilusti ära selle, et meil on tegemist hajaasustusega ja tegelikkuses nagu seda, meil ei ole riik autosid täis ladustatud. Meil on, olgem ausad, eks ole, meie puhul on mõistlik vaadata seda, et palju neid siis nagu selle ruutkilomeetri peal on. Ja neid ei ole palju, et Eesti ei ole endiselt üleliia autorikas maa, võiks selle kohta öelda. Et see autostumine on lihtsalt üks selline suurepärane ettekääne, et kuidas nüüd saada ikkagi maksumaksja rahakotist kätte see 236 miljonit.
ja mitte ainult maksumaksja, vaid autoomaniku rahakotist. Sest autoomanikke meil on kusagil seal natuke alla 480 000 ja see teeb keskmiseks aastaseks maksukoormuseks tegelikult üle 493 euro. Ehk ligi 500 eurot aastas on siis see, mida siis tahetakse autoomanikul kätte saada. No jah, aga see paneb mind ka lausa mõtlema ja need rahasummad panevad mõtlema ka iga pensionäri, sellepärast et teatavasti meil keskmine pension on 700 eurot kuus, vähemalt ametlikult nii loetakse. Nii et kui 400 eurot tuleb nagu aastas maha, see tähendab seda, et 2 nädalat ütleme toitumist tuleb nagu viia miinimumini. Jah, nii see on. Noh, muidugi kui me seda summat vaatame, siis ega see tuleb selline statistiline keskmine. Ei, ma saan aru, aga tegelikult on ju niimoodi, eks ole, et täpselt samamoodi keskmine vanaduspension on ka statistiline keskmine. Absoluutselt. Meil on ju 330 000 vanaduspensionäri ja siis nende keskmiselt on siis, eks ole, 700, aga 160 000 pensionäri saavad ju palju vähem kui 700. Nii et need kaks nagu niisugust asja minu arust on mingil moel siiski võrreldavad. On. Ja kindlasti. Ja muidugi, mis tuleb veel arvestada, on ju see, et see 236 miljonit on plaanis koguda nii siis aastamaksude kui registreerimistasudel. Eesti Autoomanike Liit tegi siin paar päeva tagasi ühe võrdluse. Ehk meie oleme siis hakanud ka vaatama nagu mujal on. Et kui me siin käisime rahanduskomisjonis, siis oli seal üks lugupeetud Riigikogu liige Jürgen Ligi, kes vabandan väljenduse pärast, aga räuskas kogu aeg ja ütles, et vaadake, kuidas mujal on. Eesti Autoomanike Liit võttis seda soovitust kuulda, vaatas, kuidas mujal on. Ja mis tuli välja, on see, et näiteks Saksamaal puudub selline asi, nagu seda on registreerimistasu. Ehk me tegime võrdluse, võtsime Toyota RAV4, selline meeldivalt pruugitud 2021 aasta, selline eestlase lemmikauto, 3 aastat vana, teatud hinna kukkumine on juba olnud, nelikveoline, üleliia suur ei ole, selles mõttes, et suurperele see auto kindlasti ei sobi. Ja mis me avastasime? Selle mootorsõiduki maksu eelnõuga soovitakse siis luua olukord, kus Eestis sellise kasutatud auto registreerimine, kui sa toota näiteks välismaalt, eks ole, on ligi 3800 eurot. Saksamaal on see sama number 0. Aga asi läheb paremaks. Ka aastane makse tuleks Eestis üle 20 euro suurem kui Saksamaal. Ja samal ajal, kui me nüüd võrdleme sakslaste elatustaset, ostuvõimet, keskmist palka, siis me näeme, et me jääme siin päris korralikult alla. Ja Saksamaal on see korraldus nagu ka teistes arenenud riikides, ma rõhutan, on tegelikult seetõttu selline, et nad tahavad, et inimesed sõidaksid võimalikult uute ja turvaliste autodega. Kui sul ei ole nii-öelda raha, sa võid ka sõita vanemaga, keegi sind ei ahista, aga sul keegi ei tee takistusi uut osta. Tänane mootorsõiduki maksu eelnõu tähendab sisuliselt seda, et me võime tulevikus igasuguste uute autode ostmise ära unustada, me ei jaksa neid osta. Ja ma olen suhelnud ka nendega, kes müüvad nii-öelda kasutatud autosid, ettevõtjad, ja nemad on öelnud, et kui näiteks eelmise nii-öelda masu ajal oli võimalik Eestist müüa kasutatud autod välja teistesse riikidesse, siis peale mootorsõiduki maksu tulekut on see registreerimistasu nii kõrge, et neid autosid Eestist enam välja ei müü. Et sisuliselt, kui sa siin selle auto ostad, on see auto konkurentsi võimetult kallis. Nii et asi on päris kurb. Asi on päris kurb ka, sellepärast veel enam, et minul on ka just auto RAV4. Ta on aastas 2007, ta on sõitnud 620 000 kilomeetrit ja ma ei tea, nüüd uue ostmisega on mul tõsised probleemid, nagu ikka pensionäril. Siis on 2 varianti, kas tuleb loota, et mootorsõiduki maksu ei tule või tuleb see aasta ära osta. 2 varianti põhimõtteliselt. No jah. Aga kas meil ei ole juba autod maksustatud? No tegelikult on ja tegelikult on nad päris korralikult maksustatud, et kõige lihtsam viis ja kõige selline õigem viis ju sõidukit maksustada on läbi sõitmise. Olgem ausad, kui sõiduk seisab, siis sisuliselt, kui inimene ostab endale kalli auto ja ta ei sõida sellega, siis mida ta teeb on see, et ta tasub amortisatsiooni eest. 10 aasta pärast ei ole ta sellest ostuhinnast eriti midagi järgi jäänud, auto on nii-öelda vähe sõitnud, ta on pidanud seda kindlustama, sellele tegema ülevaatust, eks ole.
ja see on nagu tema enda kulu. Nüüd, kui ta selle autoga sõidab palju, siis kõige õiglasem viis ju maksustada ongi just seda liikumist. Ja meil on ju täna olemas kütuseaktsiis. Kütuseaktsiis on selline, ütleme, päris võib öelda mahlane Eestis olnud kogu aeg. Ja põhjendus ongi olnud see, et kuna meil puudub mootorsõidukimaks, siis inimest maksustatakse läbi selle aktsiisi. Need määrad on ka sellised, et seal bensiiniliitri puhul on ta 56,3 senti, kui ma nüüd ei eksi. Diisli puhul on ta praegu, kas ta on 37,2, aga ta hakkab tõusma ja 2027. aastaks jõuab ta sinna 49, millegi sendi juurde. Ja siin arvestame, et siit tuleb veel otsa ka tegelikult käibemaks. Ja sama asi, kui te ka ostate näiteks uue auto, siis ka uue auto pealt makstakse ju ka käibemaks, eks ole. Eestis on autodega seonduvad riigilõivud ka ebaproportsionaalselt kõrged. Neid on võrreldud siin meie naabrite riigilõivudega, eks ole, Läti ja Leeduga, vaadatud, mis nad Saksamaal on. Ja olgugi, et võib-olla see 60 eurot või 90 eurot või mis iganes see lõiv seal on, eks ole, selle toimingu eest ei tundu nagu nüüd nii nagu selga murdvalt raske kanda, siis tegelikult on riigilõivu mõte on ikkagi see, et ta nii-öelda tasuks need kulud, mis selle toiminguga seoses tuleb nagu teha. Täna ütleme siis nii, et riigilõivud on ka natukene kasumlik business riigi jaoks, sellepärast et sealt võetakse rohkem, kui seda raha oleks nagu nii-öelda vaja maksta. Nii et auto on maksustatud ja igaüks võib mõelda, et kui ta läheb, tangib näiteks endale liiter bensiini, kui sellest liiter bensiinist kuskil, ütleme, et selle hind on näiteks ala 1,7 eurot, siis sellest 1,7 eurost ligemale 60 senti on aktsiis, siis tuleb, eks ole, käibemaks, mis on siis kogu selle maksumuse pealt, eks ole, et nii kütuse liitri hind kui ka aktsiis, et tegelikult pool me maksame sellest liitrist maksame ju sisuliselt riigile erinevateks maksudeks. Ja loomulik on see, et autoga seonduvad ka muud kulud ja kindlasti tuleb ka seda arvestada, et kui me ka käime ja remondime seda autot, näiteks siin kohalikes töökodades käime seda tehnilise ülevaatuse punktis näitamas, siis läbi selle me tegelikult toetame ka natukene seda kohalikku majandust. Mingil moel kindlasti. Aga nüüd rääkides nendest autodest, mis ei sõida ja mis ei ole ka kindlustatud. Et nüüd tahetakse siis võtta ka nende pealt maksu. Ma ei tea nüüd, kas see on nüüd seotud rohepöörde eesmärkidega või millega see seotud on, aga minu arust sellisel puhul peaks olema, kui nad ei leia igapäevast kasutamist, siis peaks olema ka seal mingisugune maksuerisus ikkagi. Ma arvan, et see on pigem seotud halvemal juhul. See on pigem seotud mõnede indiviidide ajupuudulikkusega. Sellepärast, et kui me vaatame taas kord, vaatame Euroopasse, nagu meile kogu aeg öeldakse, vaatame siin Soomet, vaatame siin Saksamaad, eks ole, me näeme, et seisvaid autosid ei maksustata. Saksamaal on väga lihtne, kui su auto seisab, kui sa oled ta võtnud nii-öelda arvelt maha, kui sa ei ole teda kindlustanud, siis ega sa ei pea seda tegema, aga see auto ei tohi seista avalikus ruumis. Ehk kui ikkagi politsei tuleb, näeb, et see kindlustamata auto, eks ole, seisab kuskil tänava nurgal, siis ta tuleb menetlus sellest. Ja meil öeldakse, et siis tsiteerin meie rahandusministrit, eks ole, eelarve kontrolli erikomisjoni istungil, kus ta ka vastas Autoomanike Liidu ettepanekule, et aga teeme siis niimoodi, et need nii-öelda kindlustamata ja arvelt maas olevad sõidukid ei tohi siis parkida avalikus ruumis, eks ole. Siis oli ju vastus see, et aga kuidas me siis inimestelt taluhoovidelt need seisvad autod kätte saame. Ja, ma olin ise ka seal, ma kuulsin. Ma ei tea, minu nii-öelda taastamist ootavad museaalid on katuse all, neid ei ole isegi võimalik mul aiast mööda sõites näha, et ma ei tea, miks tahab Võrklaev neid sealt kätte saada. Ma ei tea, mis tal ette on jäänud, kui aus olla. Ei oska öelda, kas tal on tekkinud mingisugune armastus seisvate autode vastu või ei oska seda kommenteerida, ausalt öeldaks. No aga kui vana siis meie autopark siis ikkagi on ja kas see on siis üle mõistuse vana või? No siin täpse numbri ma jään praegusel hetkel võlgu. No keskmiselt. Ta on ikkagi, ta on jah, ütleme selline üle 10 aasta vana, eks ole, keskmiselt, kas ta võib olla kusagil äkki 12 aastat või midagi sellist. Et ega ta ei ole üle mõistus, ega kui me räägime siin ka nüüd sellisest, ütleme, Euroopa keskmisest, siis ega see ongi võib-olla seal aasta-paar sinna-tänna, et ega need kõikumised ei ole nagu väga suurt, ega kusagil ei sõideta ainult uute autodega. Aga selge on ka see, et kui täna soovitakse seda autoparki hakata nüüd uuendama, see mootorsõiduki maks annab vastupidise efekti.
sest kui uue auto ostmisele ikkagi lisandub päris selline arvestatav maks, ja no me ka räägime sellest, et noh, et näiteks kui ma olin noorem, kui ma olin selline 25-aastane, siis ma ostsin ka endale hästi ägeda väikse diisel Fordi, eks ole. Mõtlesin, milleks üldse inimestel on vaja suuremaid autosid. Näete, see on nii ökonoomne, see on nii soodne. No milleks teil on vaja? No miks ostad see suurem auto? No hiljem siis, kui tuli perekond, tulid lapsed, ma sain tegelikult aru, et noh, et kui sa ikkagi sellesse väiksesse Fordi pead panema, seal juba paar turvatooli, noh, ei mängi kuidagi välja, ütleme niimoodi. Pagas ei mahu peale, kui sa tahad sõita Lõuna-Eestisse, eks ole, hõimlastele külla ja nii edasi. Et noh, tegelikult ongi see, et kui me täna vaatame, siis inimesed, nad hakkavad enda valikuid tegema tulenevalt ikkagi vajadusest. Mul on vaja nii suurt autot, mul on vaja 4-köölist autot, eks ole, sellepärast, et teeolud on nagu nad on. Ja siis ongi see, et ahah, ma ei jaksa nii uut osta, ma vaatan äkki siin turul on juba nii-öelda midagi, mis on juba siin registreeritud. Noh, jah, on võib-olla siin 7-8 aastat vanem, aga ma ostan selle. Üritatakse tuua sisse vanemaid autosid, sellepärast, et noh, tundub, et see on nagu natukene soodsam. Sest ja noh, väga kurb on see lugu just vaadatuna siin suurperede poole pealt, sest noh, mahtuniversaalid on ikkagi juba mitmekordse maksu all selle mootorsõiduki eelnõu järgi. Et noh, ma olen ka ise vaadanud selline tagasihoidlik noh, hädapärast 7-kohaline Peugeot 5008, mille vanust on juba, eks ole, siin 6 aastat. Selle aasta makse tuleb sinna kusagil 300 euro kanti. Ja see on veel väikene, kui me veel räägime näiteks Chrysler Voyagerist, mis on selline, ütleme sellise 4-lapselise pere puhul on ta nagu täiesti mõistlik auto, siis ma vaatasin seal 8 aastat vana Chrysler Voyageri aastamakse oli seal 600-700 eurot, eks ole. Ja noh, registreerimistasu oli seal midagi 7-8 tuhat, et noh, me räägime 8 aastat vanast Chryslerist ja noh, ma pean tunnistama, mul on ka Chrysler olnud, ma tean, kui palju seda peab remontima. Et see ei ole nagu mitte midagi ilusat. See on nagu hädavajadusel ostetakse selline auto ja kui sellega kaasnevad sellised kulud, siis noh, inimesed, ega nad hakkavad otsima alternatiive. Alternatiivid saavad olla ainult vanemad, need saavad olla ainult nii-öelda saastavamad, nagu selle kohta öeldakse. Sest noh, midagi pole parata, vaadates seda meie sellist hajaasustust ja vaadates neid ponnistusi, mis siiani on tehtud sellise korralikult toimiva ühistranspordivõrgu rajamiseks, siis ega nekka edaspidi ei õnnestu, sellepärast et lihtsalt meie elukorraldus on selline, et siia panna nii-öelda soodsat, toimivat kõikidele vajadustele vastavat ühistransporti lihtsalt ei ole võimalik. See on see tegelikkus. No jah, võib seda öelda küll, et sellest ära regionaalministri väljaütlemisest lähtudes siis tundub, et bussid peaksid hakkama siis nüüd nagu rongile neid reisijaid ette vedama, millega lõppes meie Nordica kuulsusrikas tegevus. Lõppes ju tegelikult sellega, et nad hakkasid ka suurtele firmadele ette vedama. No see on jah selline, ja hästi on jälle selline soovmõtlemine, et noh, kuidagi nagu arvestatakse ka seda, et kusagil on küla ja siis on külaplats ja hommikul on siis kõik külaelanikud sinna üles rivistatud. Siis tuleb see buss, nad marsivad kõik selle rivisammul sinna peale, lähevad kõik ühe rongi peale, õhtul tuleb kõik ühe rongiga tagasi. No see ei ole nagu tegelik elu, eks ole. No jaa, küsimus tekib jälle siin selles, eks ole, kus on siis need ümberistumise kohad või tingimused. Teatavasti meie perroonid on ju niisugused, et kus tuul ja vihm kõik nagu käivad sust läbi, nii et siis tuleks hakata perroone ümber ehitama võib-olla. No absoluutselt, et see on see üks pool sellest ja aga no lihtsalt see ei ole realistlik, et noh, tegelikult ma soovitaks ka, et noh, mida nagu erakonnad peaksid nagu väga tõsiselt mõtlema, on see, et nad peaksid hankima endale uut verd. Sest me täna näeme, et need otsustajad on niivõrd elust võõrdunud. Et mul on tunne, et noh, suur osa neist ei ole näinud ei bussi ega rongi ja jääb niisugune mulje. Jääb selline mulje paraku, et noh, et nagu see ühistranspordiga liikumine, arusaam näiteks ka sellest, et kui kasulik on näiteks rentida rendiautot, noh see on näha, et need inimesed ei ole ise sellega nagu pistmist teinud. Et noh, see asi ei ole tegelikult nii ilus ja oota, kes ütles Võrklaev, et Woldi omanik ei kavatse omale autot osta või?
noh, ma arvan, et eks see on nagu selles mõttes, noh, ütleme, et see on selline jah, väga selline. Ja oli nagu selle automaksu meelt väga. Selles mõttes, et kui inimesel on nagu endal tuhandeid rendiautosid, mida ta välja rendib, siis ma täiesti saan aru, et ta ütleb, et tal ei ole isiklikku autot vaja. Aga noh, ma võin tuua näite, et ma pidin üks päev jätma enda sõiduki linna, sellepärast, et sellel oli tehniline rike. Sain pandud aja nii-öelda järgmiseks hommikuks, et jätan auto õhtul sisse. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas ma siis nüüd seda teen. Et võtan siis, et proovime siis seda rendiautot ja võtsin siis, tegin kalkulatsiooni, et kui ma oleks siis võtnud selle sama ettevõtte rendiauto, sõitnud sellega koju, ma elan seal kuskil, ütleme seal Tallinnast umbes niimoodi 35 kilomeetrit, sealt läinud hommikul siis nii-öelda Viimsi kanti tööle ja siis viinud peale lõunal selle auto tagasi, võtnud enda auto remondist, siis minul oleks see läinud maksma, kui mälu mind ei peta, 187 €. Et noh, kui nüüd keegi tuleb mulle rääkima, et rendiauto maainimesele on nagu mingisugunegi variant, siis ei ole. Ja miks see hindi kõrge on? Hästi lihtne. Sellepärast, et seal piirkonnas, kus mina elan, ei ole selle rendiauto parkimispiirkond. Ehk sisuliselt, kui iga minut, mis ta minu hoovil oleks seisnud, oleksin ma maksuta eest renti. Ja noh, põhimõtteliselt see ongi, et kui sa terve öö ära magad, aga mul oli hommikul autot vaja. Kui ma autoga saan sinna, kuidas ma selle auto sealt ära saan, eks ole. No, mul ongi see, et ma pean ta linna tagasi viima, aga linna tagasi ma saan ta viia ainult siis, kui mul on sinna asja, eks ole. Nii, et ma saan ta sinna jätta, võtta sealt teine sõiduk asemele. Et noh, kui seda kõike vaadata, siis no taaskord inimene tundub, et ei tunne numbreid. Ta ei oska arvutada ja ta ei ole kunagi mõelnud, et mida need asjad nagu päriselt maksavad. Selge on ju see, et kui sa oled relvafirma omanik, siis sa ütled, et sul on kodus 6 jahipüssi. Kui sa oled autorendifirma omanik, siis sa ütled, et sul endal ei ole autot sellepärast, et miks sa seda vajad. Ja see on ka täiesti arusaadav. Aga seda tuua näiteks nagu tegelikult selles diskussioonis, mis puudutab ikkagi kogu elanikkonda ja mis noh, ütleme niimoodi, et avaldab mõju kõikidele teistele peale selle rendifirma omanikule. Noh, see on jaburus, ütleme niimoodi, et ka mina selle koha peal imestasin, et on võimalik, et ikkagi on veelgi rumalamaid argumente võimalik välja tuua kui siiani. No aga siirdume veel korra selle automaksu juurde tagasi. Et mis sa arvad, et mis selle registreerimismaksu juures, miks pärast see nagu on muutunud selle osatähtsus, et esimestes versioonides oli see registreerimismaks suhteliselt väike võrreldes aastamaksuga, aga viimastes versioonides on ta ikkagi oluliselt kasvanud, nagu öeldakse, et nagu ütleb peaminister, siis maksukomponent selle automaksu juures on oluliselt kasvanud. No jah, mulle rääkis kunagi üks hea tuttav sellise ägeda loo buumiajast, kus meil ehitati Küprokist maju ja kuidas ühel päeval tuli tööle ehitaja plaati oli ostnud uue auto ja öelnud, et vot eile oli meil plaatimise ruutmeetri hind selline, täna on selline, siis ma ostsin uue auto, mul on rohkem raha vaja. Et täna valitsus teeb neid arvutusi umbes samal põhimõttel, et no see 236 miljonit 120 asemel tuli väga lihtsalt põhjusel, leiti, et raha on vaja rohkem. Ja ega mitte mingisugust nagu läbimõeldud plaani ju selle juures ei ole. Noh, täna me räägime sellest, et oi, me tahame uuendada autoparki, eks ole. Ja siis me teeme sellise maksu, mis tegelikult pigem tingib selle autopargi vananemise, eks ole. Igal pool mujal on seisvad autod on vabastatud. Meil tahetakse neid ilmtingimata maksustada ja väga lihtsal põhjusel. Sellepärast, et kui sa võtad auto arvelt maha ja sa ei maksa selle eest, siis on väga keeruline kätte saada 236 miljonit. Sest seal tulevad muutujad sisse. Võib-olla on see 180, eks ole. Võib-olla on 160, sa ei tea seda. Täna ongi see, et kuna meil puudub registri osas see ülevaade. Noh, mina pean ütlema ka, et ka minul näiteks on hobiauto tegelikult aasta läbi kindlustatud. Ma ei võtagi teda arvelt maha, sellepärast, et tal on niivõrd väike kindlustusmakse ja ta on kogu aeg arvel. Aga kui ma pean hakkama tema pealt, eks ole, maksma ka nii-öelda automaksu ja mul on võimalus valida,
siis loomulikult ma võtan ta, eks ole, arvelt maha, juhul kui see toob mulle maksuvabastust. Ma ei sõida ju temaga tegelikult, eks ole. Lihtsalt ma ei ole tahtnud seda klõpsakat teha ja mõelnud, et noh, las ta siis seisab mul seal, eks ole. Aga selliseid inimesi on veelgi. Ja kindlasti toob see kaasa ka selle, et nii mõnigi võib-olla mõtleb, et noh, mul on see auto siin 2 aastat seisnud. Noh, ma siis utiliseerin ta ära, eks ole, et ma sõidan nii vähe. Ja see lööb selle valemi, selle 236 miljoniga sassi. Ehk kui nagu maksu ainus mõte on koguda raha, siis ei võetagi mitte ühtegi muud argumenti üldse arvesse. Sellepärast, et noh, täna on valitsusel on see 236 miljonit on silme ees ja see on ainus asi, millest ta toolib paraku. Nojah, praegu tundub küll, et kasutades rahandusministri formuleeringut, et maksukomponent tundub, on selle automaksu juures kõige tähtsam komponent üldse. Aga siis on ju veel jäänud riigiautod ja samuti ka need autod, eks ole, mis on teatud määral arvel ka kaitsejõudude plaanides. Et kuidas siis nendega? Noh, eks need riigikaitsega seotud autod on alati olnud sellises natukene eristaatuses, et noh, neil näiteks puudub liikluskindlustus. Eks see tähendab seda, et nemad ei käi sellisel kujul tehnilisel ülevaatusel, nemad ei maksa tegelikult seda kindlustust. Nendel on nagu alati olnud teatud sellised erandid. Aga mida kindlasti peaks tegema minu hinnangul ja noh, selles osas ma saan aru, et pigem on siiani olnud see suhtumine, et seda ei peaks tegema, mina arvan, et peaks, on see, et riigiametite autod, kaasa arvatud tegelikult politsei ja piirivalveameti omad peaksid olema maksu all. Ja miks? Noh, me võime öelda, et riik liigutab raha ühest taskust teise, aga see on väga lihtne, sellepärast, et sellisel juhul läheb nende nii-öelda autod, maks läheb nende halduskuludesse ja tegelikult tänasel hetkel on ikkagi see, et kui nad vabastatakse automaksust, nad saavad mõnes mõttes sellise nagu ebaõiglase maksuvabastuse, eks ole, et kui nüüd poliitik võtab, hakkab kusagil kärpima, vaatab, et aga noh, PPA-l on ju nii väikene näiteks, eks ole, halduskulud, aga kui me paneme need autopargi halduskulud sinna ka, siis me saame ikkagi nagu natukene selle parema selle, nii et noh, ma arvan, et ta võib olla ühest taskust tõstmine küll, aga ta natukene võib-olla aitab vaadata. Ja noh, kui on selge, et noh, PPA-t autosid ära võtta ei saa, eks ole, kaitseväed me neid kuidagi ära võtta ei saa, siis meil on küll ja veel neid riigiasutusi, kus tuleks nagu väga tõsiselt mõelda, et kas sinna on vaja ikkagi sellist masinaparki juurde. Nii et noh, ma arvan, et need avaliku sektori autod peaksid olema täpselt samadel põhimõtetel maksustatud. Isegi siis, kui selle maksu tõstmine ongi nüüd nii-öelda ühest taskust teise. Et las ta olla, vähemalt on ta selge, vähemalt on ta läbipaistev. Nojah, aga kuidas saab siis nüüd meie õigustatud ootustega valimistel? No. Peaks nagu loota, et kõik läheb paremaks, üha paremaks, üha paremaks. Noh, ütleme, mis on nagu juhtunud meie valimistega üldse tervikuna on see, et ega meil ju asjast keegi ei räägi. Meil on ta muutunud selliseks nii-öelda marketingi võistluseks. Et ma mäletan veel enda sotsioloogia loenguid, kus öeldi, et on need riigid, kus on ikkagi väga nagu terav arutelu, et keda, mida, miks valida. Ja on olemas sellised riigid, kus näiteks pannakse partei logo, pannakse riisikoti peale, jagatakse see külas laiali ja noh, inimene ta ei oskagi lugeda, talle jääb meelde, et aga selle riisikotil oli selline logo, ma sain riisi sellise kotiga, ma järelikult pean seda parteid valima. Viimased valimised mulle natukene meenutasid seda sama. Ehk keegi asjast ei rääkinud ja kui siis lõpuks olid siis hääled loetud, siis öeldi, et no aga mis te tahate, et noh, me hakkame nüüd raskeid otsuseid tegema, et noh, me teid sellesse ei kaasa, et noh, kes see valija selline, et valija annab mandaadi, aga unustatakse ära, et mandaat antakse millegi tegemiseks. Et see ei ole nii, et sa annad mandaadi lihtsalt logo järgi, vaid tegelikult see mandaat peaks olema nagu konkreetselt millegi tegemiseks. Et noh, Eesti Autoomanike Liidu üleskutse on tegelikult väga lihtne. Jätke meelde alati, kes on need teie sõbrad. Vahet ei ole, kas need on kohalikud valimised, on need Europarlamendi valimised, mis on kohe tulemas, on need Riigikogu valimised, et näidake seda meelsust, et noh, minu arvates ka tegelikult väga tõsiselt tuleks hakata käsile võtma kohalikke omavalitsusi, kus iga kord on see, et öeldakse, et aga muidugi ta küll esindab seda või teist parteid, ta on selle erakonna kohalik, eks ole, rakukese esimees, aga ma ikka valin teda, sest ta on tore mees. Ei, talle tuleb anda sõnum, et kuule tore mees, et palun mine nüüd enda partei peakontorisse ja ütle, et näete, et tänu teie heale tööle jäi nüüd minul, eks ole, vallas mandaat saamata. Et see on kindlasti üks asi, mida me saame teha. Ja teine asi, mida me peame hakkama väga rakendama,
on see, et me peame enda rahvasaadikutega rääkima. Et sai sinna valitud see ilus naisterahvas, kellel oli kallid saapad, sai sinna valitud see ilusa soenguga meesterahvas, kes andis, eks ole, seal kohaliku toidupoe ees naeratades selle riidest koti, mida saab korduvalt kasutada. Aga nüüd on aeg talle kirjutada. Nüüd on aeg talle helistada, et saatke kiri ja öelge, et kuule, et aga ma ei andnud sulle mandaati selleks, mida sa täna teed. Et pigem on see, et ma arvan, et me oleme poliitikud ära hellitanud, et see diskussioon ei ole, see on pigem monoloog enne valimisi, mis tuleb nende poolt, siis on 4 aastat vaikust ja siis tuleb uus monoloog. Et me peame hakkama ka andma nagu sellist aktiivset tagasisidet valimiste vahelisel perioodil. Et see oleks ka nagu ka selline minu üleskutse, et suhtlejad rahvasaadikuga. Näita, et sa oled olemas, näita, et sa olete peale kuri. Kui te midagi hästi teeb, kiida ka. Sa võid ka öelda, et see, mis te tegite, on suurepärane, minule see väga meeldib. Aga suhtle. Et täna on kuidagi selline arvamus, et teeme esimese paari aastaga kõik keerulised otsused ära, eks ole. Ja siis jagame jälle riisikotte. Ja siis kui 4 aastat on läbi, siis saame enda hääled jälle kätte. Aga see olukord peab muutuma. No nii, kasutaksin Ridala kirikuõpetaja Külliki Valgu sententsi, et meil kõigil on õigus loota ja ongi meil siis õigus loota, et me saame targemaks enne valimisi. Aitäh. Aitäh. Aitäh.